Tallinna dominiiklaste klooster rajati 13. sajandil ning sellest kujunes keskaegse linna oluline institutsioon. Dominiiklased osalesid aktiivselt linna vaimulikus, hariduslikus, aga ka majanduselus. Kloostrile kuulus üks suuremaid kinnistuid all linnas, mis ulatus Vene tänavast Müürivahe tänavani. Esialgselt väljaspool linnamüüri asunud krunt hõlmati 14. sajandi alguses linnakindlustustega. Keskaja lõpuks ehitati välja uhke kloostrikompleks, mille arhitektuurseid säilmeid ringkäik tutvustabki. Klooster suleti reformatsiooni käigus 1525. aastal ja sest peale ei ole see enam terviklikuna kasutuses olnud. Hooned on kannatanud tulekahjudes, varisenud kokku hooldamatusest ja neid on ümber ehitatud. Restaureerimistööd algasid siin 1950. aastail ja on kestnud vaheaegadega tänaseni. Nagu kõigil kerjusmunkade kloostritel oli Tallinnaski linnarahvale avatud pool, kirik, ja suletud pool, klausuur ehk sulushoonestik. Mõlemast on alles ulatuslikud fragmendid, rohkem kui paljudes Põhja-Euroopa dominiiklaste kloostrites. Klooster paiknes 4 hoonetiivas ümber sisehoovi. Lõunatiiva moodustas kirik. Dominiiklaste kirik oli hiliskeskaegse Tallinna suurim kirik. Täna on seda raske hoomata, sest praegune Katariina kirik moodustab põhiplaanilt vaid umbes 1/3 algsest hoonest. Kirik on kaotanud ka oma suurejoonelise kõrguse, hävinud on võlvid ja neid kandnud piilarid. Juba keskajal pääses nii munkadele kui ilmikuile mõeldud kirikusse Vene tänavalt. Kiriku esine plats oli toona kloostri surnuaed, kuhu maeti ka selleks soovi avaldanud linnarahvast. Jalutades pikki Katariina käiku jääb vasakut kätt kiriku välissein, millele on kinnitatud kunagi kiriku põrandas asunud hauaplaadid. Sein on suuremas osas 19. sajandi varingu järel uuesti üles ehitatud, kuid Müürivahe tänavapoolses otsas on säilinud ka algset müüri, kinni laotud aknaavade ja kiriku nurgal asunud torniga. Täna viib siit edasi kangialune Müürivahe tänavasse. Kiriku läänekülje ehteks on 2 keskaegset raidportaali. Kiriku keskteljel asuv teravkaarne peaportaal on sissepoole ahenev, kutsudes kirikusse sisenema. Portaali paremal talumil on lõvi ja lindlohed, kes hoiavad madusid noka vahel. Sümmeetriline fassaad eeldanuks 3 portaali, kuid 3. vasakpoolse asemel on fassaadil lai raamitud nišš. Tänasel päeval hõlmab Katariina kirik vaid endise kiriku läänepoolse otsa. Õigupoolest on see hoone kaupmees Kochi ait 1874. aastast. Katariina kirik põles juba 1531. aastal ja jäi varemetesse, kuhu ajapikku ehitati elumaju, kuure ja muud. Peale kiriku lõunaseina varingut 19. sajandil ehitaski kaupmees Koch siia aida. Vanast kirikust jäid alles lääne fassaadi ja põhjaseina alumine osa ning matused kiriku põranda all. Vaatamata sellele on ruum omal moel sakraalsuse säilitanud. Kiriku seinas on näha kõrgeid kinnimüüritud aknaavasid, mille raidpiitadega aknad muutsid omal ajal kiriku valgusküllaseks. Akende ülemised osad on hävinud, kuid akende kuju ja paiknemine annab tunnistust sellest, et algselt oli tegemist kodakirikuga. Praegune idasein paikneb keset kunagist kirikut. Kaupmees Kochi ajal müüriti siia rusudest leitud akende ehisraamistiku ja võlviroiete katked. Kuidas kirik ida poole jätkus, võib täna vaid ette kujutada. Vana kiriku sisse, välisseinte vahele ehitati 19. sajandil mitu elumaja ning kesklöövi kohal paikneb sisehoov. Kiriku idaseinas oli 5-tahuline koorilõpmik, idaosa all paiknes krüpt, võlvitud poolkelder. Endise kiriku idaossa pääseb praegu ainult Müürivahe tänava poolt kangialusest, mis läbib kunagist kiriku krüpti. Keskajal asus siin Neitsi Maarja altar. Kangialusest välja astudes seisame umbes endise kiriku peaaltari kohal.
Taamal paistab kirikut poolitav Kohiaida idasein. Tänasel päeval ümbritsevad meid kiriku arvukate altarite asemel elumajad, mille tagumisteks seinteks on keskaegse kiriku välismüürid. Kiriku Müürivahe tänava poolses otsas asuvast tornist on säilinud alumine osa. Elumajja peidetud kitsast keskaegset keertreppi mööda üles ronides jõuame platvormile, kust avaneb vaade kogu kloostrikompleksile ja seda ümbritsevale linnale. Siit paistavad Katariina käigu hoonete katused ja Katariina kiriku mõlemad pooled. Üle Katariina käigu on näha muruga kaetud kiriku seina kunagine tugi, kontraforss, mille vastu on ehitatud kõrge viilkatusega maja. Siin on selgesti tajutav vanalinna arengu mitmekihilisus keskajast 21. sajandini. Kloostri munkadele mõeldud pool koondus 3 hoonetiiba ümber kloostri hoovi. Hoov oli kloostri keskpunkt. Hoovi pind oli sajanditega tõusnud rohkem kui 1,5 meetrit ja alles arheoloogiliste kaevamiste käigus 1950. aastatel avastati siin kaev. Hoovi piirasid ristikäigud, mis toimisid ühenduskoridoridena erinevate kloostri osade vahel, aga olid vajalikud ka protsessioonideks. Kõrge võlvitud lõunaristikäik kulges piki paremale jääva kiriku seina. Ristikäigu keskosa hävis koos kiriku seinaga varingus 19. sajandil, kuid lääne ristikäik on säilinud pea täies ulatuses. Seda on peetud üheks kõige kaunimaks hiliskeskaegseks ruumiks Tallinnas. Idaristikäik on 2-korruseline, võimaldamaks idatiiva mõlemal korrusel hõlpsamat liikumist. Põhjamaist kliimat arvestades olid ristikäigu aknad klaasitud. Idatiiva esimesel korrusel paiknesid kloostri olulisemad ruumid. Ristikäigu otsas paistva portaali kaudu pääses vanasse refektooriumisse ehk söögisaali. Refektooriumist on alles vaid portaali taha jääv võlvikanna katke. Kahjuks täidavad ristikäigud täna oma ülesannet vaid osaliselt, sest neist ei pääse kõigisse kloostri säilinud ruumidesse. Vasakpoolse ristikäigu seina taha jäävad arvatav raamatukogu ja kapiitlisaal. Neisse pääseb tänasel päeval vaid Müürivahe tänava poolt. Hiliskeskajal asus selles ruumis tõenäoliselt kloostri raamatukogu. Seinanišid olid mõeldud riiulite või kappide jaoks. Osa käsikirjalisi ja trükitud raamatuid sellest kogust on säilinud. Neid hoitakse praegu Tallinna linnaarhiivis. Kloostril oli oma kool noviitside õpetamiseks. Mitu korda avasid dominiiklased ka linna lastele mõeldud kooli, kuid see suleti toomkapiitli vastuseisu tõttu. Raamatukogu kõrval asus kapiitlisaal. See oli klausuuri olulisemaid ruume, kus loeti iga päev ette üks peatükk ordu reeglist, otsustati kloostrielusse puutuvat ja võeti vastu külalisi. Ruumi praegune kujundus pärineb kloostri lõpuaastaist, 16. sajandi algusest. Ruum on kaetud ühe lameda 16-osalise võlviga. Õigupoolest on praegune võlv 1960. aastate rekonstruktsioon, sest algne oli muutunud varisemisohtlikuks. Ruumist viib müüritrepp üles teisele korrusele. Kõige kirikupoolsem ruum idatiivas asub teistest kõrgemal ja on ehitatud kapiitlisaalist ja kirikust hiljem. Ruumi on peetud nii kabeliks kui kiriku käärkambriks. 3 servjoon võlviga kaetud ruum on erakordselt heade proportsioonidega. Näha on roieteta võlvide puhast ladumisviisi. Keskajal olid võlvid ja seinad muidugi krohvitud. Praegu on siin välja pandud Tallinna Linnamuuseumi Raidkivi kollektsiooni kuuluvad vanalinnast leitud aknasambad. Idatiiva teisel korrusel asus munkade dormitoorium,
ehk magamisruum. Pääs dormitooriumisse oli idaristikäigu teiselt korruselt. Dormitooriumist viisid alla kapiitlisaali 2 müüritreppi. Enamasti oli Kerjusmunga ordude kloostreis igal mungal eraldi kong magamiseks, palvetamiseks, õppimiseks ja töötamiseks. Tallinnas on vaid 2 ruumi, kuid võimalik, et suurem tuba võis olla jagatud ka ajutiste vaheseintega. Kloostri ajast on säilinud ristikäiku avanevad aknad ja seinakapi või riiuli nišš. Väiksem eraldatud ruum võis kuuluda ühele kloostri juhtidest, priorile, subpriorile või prokuraatorile. Kuna munkadel oli vaja kirikusse tunnipalvustele minna ka meie mõistes öösel, siis oli dormitooriumist läbi ristikäigu otsetee kirikusse. Selle kinni müüritud ukse kaudu pääses kunagi kiriku kooriruumi. Klausuuri idatiivast Müürivahe tänava poole jäi kloostri majandushoov. Täna on see üks vähestest vanalinna õuedest, kuhu igaüks sisse pääseb. Hoovist oli ligipääs idatiiva keldritele, kus asus ka Hüpokausta ahi, mis küttis kapiitlisaali ja dormitooriumi selle kohal. Idatiiva pööningule ehitatud kaubaluuk pärineb juba kloostri järgsest ajast, nagu ka hoovi tänavapoolsed majad. Praegu asub kloostri põhjatiiva kohal 1844. aastal valminud Peeter Pauli kirik. 18. sajandi lõpus, kui asutati praegune katoliku kogudus, olid siin kloostrijärgsed hooned veel säilinud. Põhjus, miks katoliiklased toona Katariina kirikut kasutada ei soovinud, oli lihtne. Katariina kirikust olid püsti vaid välismüürid. Põhjatiivas seevastu asus suur võlvitud saal, endine kloostri uus refektoorium. See oli avar 2-lööviline ruum, mille all oli ka täismahus kelder. Kogu põhjatiib lammutati uue kiriku ehituse eel. Peeter Pauli kiriku praegune fassaad ja sellest paremal asuv katoliku piiskopi maja pärinevad alles 1920. aastaist ning kuni selle ajani olid kiriku ees klausuuri läänetiiva hooned. Neist suurim oli 2-korruseline, tõenäoliselt ilmikvendadele mõeldud hoone, mis on näha 19. sajandi teise poole plaanil ja vanadel fotodel. Ühel väljastpoolt otse Peeter Pauli kiriku vana sissepääsu kõrval, teisel sisehoovi poolt. Maja lammutamise ajal tehtud foto annab ettekujutuse läänetiiva sisekujundusest. Alumine korrus oli võlvitud, ülemine talalaega. Kuid osa läänetiiva seinast on tänagi püsti ja nähtaval piiskopi maja pööningul. Kaared müüris annavad tunnistust sellest, et mingil ajal oli ka läänepoolne ristikäik 2-korruseline ja teise korruse ruumidest pääses ristikäiku. Klausuuri läänetiivaga on seotud ka kloostrile kuulunud aidahoone, üks keskaegse Tallinna suurimaid. Selles hoones on säilinud algsed põhiseinad, portaalid ja müüritrepid, kuid 19. sajandi ja 1938. aasta ümberehitustega on ta kaotanud suure osa oma keskaegsest kehandist. Keskaegne dominiiklaste klooster suleti juba 1525. aastal, kuid dominiiklased on siia ringiga tagasi jõudnud. Ühes vana kloostri krundil paiknevas, kuid 18. sajandil elumajaks ehitatud Müürivahe tänavapoolses hoones asub tänane dominiiklaste kabel, üks vanalinna väikestest pärlitest. Lihtsa ruumi ehteks on Tallinna kontekstis eriline maalitud talalagi. Akantusornamendiga pikitalade vahele on moodustatud profileeritud kassetid, mida kaunistavad maalitud roosid.
Dominiiklaste keskaegsest kloostrist on ehituslikult palju rohkem alles, kui seda enamasti adutakse. Säilinu aga vääriks tervikuna tutvustamist, kasutamist ja seeläbi ka väärtustamist.